aga näiteks need antud saapad ei olnud just kõige odavamad ja inimene, kui need ostab, eks eeldab, et need peavad vastu. Aga mis ma siis teen, kui nad ei pea vastu? Ja, need saapad tõesti ei olnud kõige odavamad ja kunagi ei saagi ju välistada seda, et võib juhtuda, et tekivad probleemid ja vähemalt teame siis, kuhu pöörduda. Ja siit ma tuleksingi selle teema juurde, mis puudutab teadlikkust. Et see ei ole ainult see teema, et me räägime siin ka tarbimisest, vaid näiteks finantsteenuste puhul näitasid uuringud seda, et inimesed tegelikkuses ei tea, kuhu nad peaksid pöörduma, kui neil probleem on. Et kolmandik inimesi teadiski, et see ongi Tarbijakaitseamet on see, kus nad saavad nõu ja kus nad saavad abi, mis on tõesti väga hea. Samas kolmandik inimesi ei teadnud üldse, kuhu nad peaksid pöörduma. Et tegelikult siin on ka see teadlikkuse pool, mida on meil vaja inimeste seast tõsta, et nad teaksid, mida nad peaksid üldse tegema, kui neil ükskõik milline probleem üldse tekib. Et nagu siin oli teine probleem, eks, et inimene läheb ja pöördub töövaidluskomisjoni, kus ta saab riigilõivud, et ta siis abi, kus ta saab, et kuni nõue on siis kuni 10 000 eurot, eks. Et selles mõttes selliseid asju on väga hea, et inimesed teavad, mida teha. See on juba algus sellele, et neid lahendada.